Tere tulemast Mektorisse, tere tulemast Bright Minds konkursile. Teeme ühe korraliku ühise aplausi. Nii juba läheb. Mektori on selline lahe koht, kus ühendatakse tehnoloogia huvi ja ettevõtlus. See on niisugune lahe koht, kus peaksid kõik need inimesed vähemalt korra nädalast, äärmisel juhul korra kuus käima, kes tahavad tegeleda mingi laheda, nutika ja vinge asjaga. Kõik need inimesed, kes tahavad tulevikus midagi ägedat teha. Ja ma saan aru, et teie olete kõik need inimesed ja mul on jube hea meel näha, et teid on siin nii palju. Ja kui mina oleksin teie vanune, siis ma elaksin siin. Võimas! Miks me täna siin oleme? Me oleme täna siin sellepärast, et tuleviku ettevõtted ja ideed sünnivad siin, täna, teiega. Olete nõus sellega? Aplaus sellele. Bright Mindsiga oleme kaasas 10 aastat ja mis me teeme, mingil määral rahaliselt, aga meil on ka palju meie inimesi seotud selle ettevõtmisega. Sel aastal tervelt 14, kes tulevad teiega kaasa nõuandjatena, mentoritena. Ja ma tugevalt julgustan teid kasutama neid mentoreid, küsima neilt nõu, peegeldama oma lahendusi ja mõtlema välja selle vidina teenuse, et muuta maailma. Ma tänan teid. Aitäh! Te olete siis tänaseks oma ideega jõudnud? Meil on valmis 1-2 mudel ja meil on valmis ka lauaplaat ja meil on olemas jalad ja meil on lihtsalt vaja panna esimene toode siis kokku. Ja millal te planeerite oma esimest toodet reaalselt esitleda? Veebruaris õpilaskonverentsil. Teie läbisite eelmine aasta ka Bright Mindsi koolitusprogrammi. Miks te soovitaksite seda tänavu uuesti neil teha, kes seda eelmine aasta ei teinud? Kuna seal õpid, kuidas pitchida enda asju, enda ideed, siis kuidas müüa ja turundada ning kuidas seda üldse reklaamida. Et see on väga korralik ja väga hea, mõttekas. Nagu sa täna kuulsid, võib-olla noored, kes eelmisel aastal osalesid, üritavad tegeleda prototüüpimisega, aga pahatihti see ei õnnestu väga lihtsalt. Et mida sina ütleksid neile inspiratsiooniks, et nad nüüd alla ei annaks oma prototüübiga? Jah, nagu sa ise ütlesid, kõige olulisem mitte alla anda, et leida, ütleme, enda ümbert võib-olla need inimesed, kellel on need teadmised, mis parasjagu selles tiimis puudu on. Kas isegi nii hästi, et nad oma tiimi siduda või lihtsalt niimoodi mentorvormis, et nad aitaksid mingisugustest rasketest kohtadest üle, et ikkagi nagu jõuga edasi minna, et ütleme, mitte esimese takistuse taga kohe peatuda. Ettevõtlus on põnev ja ütleme, mina alustasin ettevõtlusega suhteliselt 31-aastaselt, et vaadates tänast seltskonda siis ikkagi oluliselt vanemana ja ma arvan, et selline nooruslik hulljulgus on pigem kasuks, et see liigne selline ettevaatus võib-olla pigem hoiab mind tagasi ja ütleme, kardan võib-olla liigselt ka läbi kukkuda, et kui oled noor, siis pole vahet ja on aega läbi kukkuda ja uuesti nagu kondid kokku korjata ja otsast alustada.
räägi meile natukene oma töötoast, et mis ideid siis täna noored genereerisid? Tänane töötuba oli selles mõttes väga lahe, et meil oli üle 80 noore seal ja nendest väga paljudel olid väga lahedad ideed. Enamasti olid kõik ideed seotud nende enda eluga, nende enda vanusegrupi probleemide lahendamiseks. Seal oli näiteks väga hea idee ummikute vähendamiseks. Kui vanemad viivad lapsi kooli, nad võiks jagada kuidagi, et kes mis päeval viib. Ehk siis teha sellise turvalise, kogukonnapõhise laste viimise Uberi. Minu arust väga hea idee. Mida sa soovitaksid nendele noortele, kes avaüritusest nüüd osa ei võtnud, aga kes plaanivad võib-olla näiteks koolitusprogrammist osa saada ja lõpukonkursil oma ideega tulla, et miks nad peaksid seda kindlasti tegema? Tegelikult need mentorid, kes tulevad kohale, on väga motiveerivad ja aitavad samm-sammu haaval ideest teha päris asi. Meie töötuba ei olnud nii palju ideede genereerimiseks kui siis selleks, et kuidas need ideed ära kaardistada, et kas need on elluviimist väärt või mitte. Koolitused ja tarkus ei jookse kunagi mööda külge maha ilma asjata. Kõik tarkused, mis sa kuskilt saad, võta vastu ja Bright Mindsilt sa saad kindlasti väga palju kontakte ja uusi sõpru-tuttavaid ja need on nii elus kui ka äritegemises äärmiselt olulised ja vajalikud. Aplausi tema on suuresti kogu selle tänase asja taga. Te olete siia kõik alati oodatud ja meenutagem, et see tänane üritus ei olnud ju millegi lõpp, vaid hoopis millegi algus. Bright Minds konkurss on nüüd sisuliselt ju käivitunud, teie ideid oodatakse ja teie osavõttu oodatakse ja meie kohtume kindlasti juba kevadel. Eks ole, Kerli? Kevadel me kohtume.